Bergmann Technologies aktsiaselts tegeleb targa linna innovaatiliste toodete arendamisega, tootmisega ja turundamisega. Sellel aastal tulime välja oma esimese tootega nutika ülekäigurajaga, mis on siis sisuliselt nutimärk, millel on erinevad sensorid, kaamerad, mis võimaldavad nutimärgil olla teadlik teda ümbritsevatest liiklusoludest, näiteks jalakäijatest, sõidukitest ja nii edasi. Samas me tegeleme juba uute toodete arendamisega, nii füüsiliste kui digitaalsete toodetega, ehk siis riistvara ja tarkvara arendusega. Nutika ülekäiguraja põhifunktsiooniks on turvalisuse tõstmine reguleerimata ülekäigurajal. Ehk siis, kui sina kõnnid ülekäiguraja, siis ta annab teada autojuhile, et keegi on ülekäigurajal. Aga kuna me kasutame ka kitsast tehisintellekti, siis me suudame ka tuvastada võimaliku ohtliku olukorra, mis tähendab seda, et kui me tuvastame natukene ette, kui sa peaksid autole jääma. Ja siis on meil seal erinevad võimalused, kuidas me saaksime sind hoiatada kui jalakäijat ja autojuhti. Ka tulevikus on näiteks, kuna meil on seal sees, on ka infrastruktuur, sõiduk, suhtluskeel, siis me saame tulevikus autole ette teada anda, et näiteks jalakäija on teel või et sa hakkad jalakäijale otsa sõitma. Tõepoolest, meil on liiklusmärgi sees on väga palju erinevaid sensoreid, millega on võimalik koguda väga palju erinevaid andmeid. Andmete käsitlus, töötlus, selle me jätame tavaliselt kliendi kanda, mida ta ise nende andmetega teha tahab. Aga näiteks me saame koguda liiklusinfot, sõidukite loendusandmeid, jalakäijate loendusandmeid, sõidukite kiirusandmeid, meil on lisaks ka õhukvaliteedi sensorid seal sees ja mõned muud keskkonnasensorid. Lisaks sellele on võimalik kõik need andmepaketid kokku koguda ja neid ka hilisemalt töödelda, kasutades näiteks siis linna paremal planeerimisel või mõõta näiteks mõne kuskil mujal, mõne teise ristmikul tehtud muudatustööde või ehitustööde käigus juhtunud mingisugune mõjutegur, eks ole, et kas ümberehitus muutis midagi või mitte. Kuna meil on programmeeritud arusaamine, kui on juhtunud õnnetus, siis on võimalik kogu sensoorika andmed salvestada ja mõistmaks, miks selline õnnetus juhtus. Linnakusse asetatud liiklusmärgi roll täna on meie jaoks arendustöö, meie jaoks turundustöö ja loodetavasti kohalikele elanikele kõrgendatud turvalisuse tase. Nutimärgi olemus on tegelikult selline, et ta oleks osa suurest ökosüsteemist. Ehk siis, kui infrastruktuur uueneb nutikate lahendustega, siis tegelikult meil on võimalus kõik need andmeid kokku koguda ja kasutada big datat ja miks mitte ka omavahel suhtlemiseks. Näiteks infrastruktuur suhtleb sõidukiga, aga infrastruktuur võib suhelda ka infrastruktuuriga. Kõige lihtsam näide on näiteks praeguses liikluskeskkonnas roheline laine fooril, kus me teame, et kõik on roheline, eks ole, aga tulevikus foorid võiksid olla näiteks adaptiivsed. Nad võiksid aru saada, et okei, siit tuleb hästi palju autosid, ma võiksin hoida need ristmikud ka rohelised just selleks ajaks. Aga sellist suhtlust täna ei ole. Nii et nutikas ülekäigurada on justkui eeldus selleks, et sellised infrastruktuuri tooted hakkaksid omavahel tulevikus suhtlema.